ja ma joonistan teile ühe hüpoteetilise sellise ahela, millega ma hiljaaegu kokku puutusin. Me tegime Töötukassas koolitust ja tutvusime siis nende töö ja hingeeluga seal. Ja vaatasime ka natukene maailma siis töötu inimese pilgu läbi, tema probleemide läbi. Ja mis tuli välja? Tuli välja enam-vähem selline asi, ma joonistan paar võimalust, paar varianti. See on siis Töötukassa. Nii. Ja nüüd on siis siin inimene, mina joonistan kriipsujupusid, kõvera suuga läheb sinna Töötukassa uksest sisse. Miks? Sest tema probleemiks on, tal ei ole tööd. Okei. Nüüd, kui ma mõtlen, et üks võimalus, miks tal tööd ei ole, on see, et ta on tahtnud kuhugi tööle saada. Siin on firma uks, aga seal pole teda tahetud. Et see on üks võimalik harupõhjus. Kui ma mõtlen, et ma kirjeldan nüüd selle põhjal, mida ma sealt teada sain, et miks pärast nad firmas ei ole teda tahtnud, sellepärast, et kas tal ei ole CV-d või see pole piisavalt hea või mille peale üldse ei osata mõelda, et puudub motivatsioonikiri. Nüüd võib mõelda, et mis tuli välja, et miks pärast nendel inimestel ei ole seda, on see, et nad ei oska koostada. Nii. CV ja siin on suur küsimärk. Ei oska koostada. Nüüd, kui küsida, et aga miks nad ei oska koostada, või pole eales ka selle peale mõelnud, ole varem teinud. Ja siia võiks öelda, et miks pole varem teinud, pole vaja olnud. Iga kui ta töö oli, pole seda vaja olnud. Nii et pole vaja olnud. Et see on üks võimalik ahel, eks ole. Miks pärast see inimene on täna Töötukassas. Teine võimalik ahel näiteks on selline, et inimene seisab siin ja firmasid on nii palju, ta ei oska valida. Kas minna sinna, tänna või kolmandasse kohta, et ei oska valida. Nüüd, miks ta ei oska valida? Siin võib olla isegi kaks põhjust näiteks. Üks on see, et ta ei tunne ise ennast, ei tea oma tugevusi nõrkusi. Ei tunne ennast. Ja siis on raske, eks ole, viia kokku mingisuguse soovitud asjad. Nii, see on siin. Teine võimalus on, et ta seisab siin ristteel ja pole kontakte nendest firmadest ja taustinfot. Ta ei tunne neid firmasid. Ja kui ta neid ei tunne, siis tal on raske valida, kuhu siis õieti pöörduda või kuhu minna. Nüüd, kui ma ei tunne iseennast, miks? Sellepärast, et pole mõelnud selle peale varem. Ja miks ta pole varem mõelnud? Sellepärast, et pole vaja olnud. Nüüd, kui inimene, see üks põhjus on, et pole kontakte ja taustinfot, eks ole, siis võib öelda, et pole otsinud. Neid kontakte ja taustinfot. Ja miks pole otsinud? Pole vaja olnud. Eks ole. Ja nii edasi, nii edasi. Et on võimalik loogilisi selliseid põhjus-tagajärg seoseid leida.
esimese pilguga. See on kirja pandud nüüd selle põhjal ja joonistatud selle põhjal, mis ma kuulsin. Et need inimesed, töötukassa inimesed rääkisid töötukassa. Mis probleemid need on, mis raskused need on, millega nad hädas on. Kui nad tulevad nende juurde nõu küsima. Et sageli kõrvad vaadates tundub, et need on hästi lihtsad põhjused. Midagi väga lihtsalt on neil jäänud kas kahe silma vahel või tegemata. Aga need inimesed on nendel hädas.